No nii, mida kostate? No ajaloolasena ma võin öelda, et tegelikult ei ole mingit erilist vahet, kas riigijuht on mees või naine. Meil armastatakse rääkida, nagu naised tooks mingeid pehmeid väärtusi. No me võime tuua ikka väga julmi naisvalitsejaid, no kas või meie naaberriigi Venemaa valitseja Katariina II ei olnud mitte siit kinnastes naisterahvas. Kõigepealt tappis ta oma mehe lasi ära tappa ja siis ka Pugatšovi tapmine ja kõik muud asjad. Mingisugust juttugi ei ole, et naine peaks olema või oleks mingisugune pehmete väärtuste kandja valitsejana. Nii et ajaloolisest seisukohast vaadates ei ole seal mingit vahet ja kui me vaatame ka kaasaega, siis naised saavad suurepäraselt riigi juhtimisega hakkama, võtame Angela Merkeli, võtame Margaret Thatcheri, neid näiteid me võime tuua väga-väga palju. Aga selles ei olegi küsimus, mis soost on inimene. Küsimus on selles, missugusi väärtusi ta kannab, kas tal on inimestele sõnum, kas inimesed toetavad teda. Kui minu käest küsida, kes praegustest Eesti naispoliitikutest võiks olla edukas riigijuht Eestile, siis ma ütlen ausalt, ma ei näe praegu sellist naist. Üks presidendikandidaat Reformierakonna poolt, kes on naine, räägitakse, et ta on suur ühendaja. Ta ei suuda oma erakondagi ühendada, mis rahvuse ühendamisest, mis riigi ühendamisest me räägime. Ei ole erilisi originaalseid mõtteid tema suust peale loosungite kuulnud. Ma ei näe praegu Eestis niisugust jõulist ja praegusesse keerulisse aega sobivat naispresidenti, aga kas Eesti on naispresidendiks valmis? Eesti on naisjuhiks valmis olnud juba muistsest vabaduse ajast peale. Need olid tegelikult ristisõdijad, kes tõid Eestisse 13. sajandil Lääne-Euroopa feodaalsed traditsioonid, kus naisel ei olnud erilisi õigusi. Eestis, muistses Eestis, olid naised meestega võrdsed, nad võisid pärida maad, nad võisid olla väga edukateks juhtideks ja selles mõttes Eesti on olnud alati naiste emantsipatsiooni, mitte euroopalikus tähenduses, vaid naiste vabaduse, naiste võrdõiguslikkuse, naiste ühiskondliku positsiooni poolest hoopiski teistsugusel positsioonil kui Lääne-Euroopa. Meie erakonnale on ette heidetud, et meil just nagu naisi ei oleks. Ei vasta absoluutselt tõele. Võtke lahti meie kodulehekülge, vaadake, kui palju on meil erakonna juhatuses naisterahvaid. Vaadake, kui palju meil on erakonna volikogus naisterahvaid. See, et praegu Riigikogu fraktsioonis on ainult mehed, see on pigem Eesti Vabariigi praegu kehtiva valimisseaduse tulemus, kui selle tulemus, nagu meil ei oleks naisi kandideerinud. Meil üle noatera oleks saanud Riigikokku üsnagi tuntud naisterahvas Malle Pärn ja ka minu abikaasa, kes kandideeris Saare-Lääne piirkonnas, tegi siin koos teise naisterahva reformierakondlasega ühe kõige tugevama tulemuse. Aga kuna valimisseadus on meil niisugune, nagu ta on, siis ta ei pääsenud Riigikokku, nii nagu ka Malle Pärn ei pääsenud Riigikokku. Ja neid näiteid me võime tuua mitmelt poolt Eestist veel teisigi, kus meil naised tegid häid tulemusi, aga Riigikokku ei pääsenud, nii et meil ei ole erakonnas mitte mingisugust maskuliinsust ega mitte mingisugust naiste tõrjumist, absoluutselt mitte. Ja ma julgen väita, et meie järgmine Riigikogu fraktsioon 2017. aasta või 2019. aasta valimiste järel saab kindlasti koosnema päris heast hulgast naistest. Ja küsitakse, et kas me konservatiividena vaatame naiste peale kui niisuguste köögiorjade peale, kellel on siis lapsed ja köök ja kirik, nagu vanasti öeldi. Ei, sugugi mitte. Ma arvan, et näiteks meie peres, enam-vähem pooleks. Ma arvan, et küllaltki sageli teen mina toidu. Ehkki ma ei ole mingisugune eriline kokk ja väga kokata ei armasta, aga mis seal ikka. Munapanni peale ikka oskan lüüa. Et ei ole. Me oleme täiesti seda meelt, et naised on igast aspektist vaadates samasugused inimesed nagu mehed. Ja konservatiividena me ütleme ainult niimoodi erinevalt liberaalidest, kes tahavad kuidagi naisi praegu oma emantsipatsiooni juttudega esiplaanile tõsta, et inimesed ongi võrdsed ja see, mis soost nad on, ei maksa mingit tähelepanu sellele ülemäärast pöörata. Küsimus on selles, mis kvaliteediga see inimene on. Kas ta on hea inimene, kas ta on halb inimene ja see, kas ta selle juures on mees või naine, ei ole üldse tähtis.
see sõltub nüüd ikka väga palju, see imagoloogiline aspekt, kuidas see Eestile mõjuks, kui Eestil oleks naispresident, sellest, kes kust poolt vaatab, kui näiteks kuskilt Indiast või Hiinast või moslemimaadest vaadatakse, siis tõenäoliselt vaadatakse, et noh, see on nõrk riik ja dekadentlik riik ja selle riigiga ei ole mõtet eriti tseremoonitseda. Kui me võtame need samad dekadentlikud Lääne-Euroopa riigid, siis seal loomulikult feministlikult hõisatakse, et no näed, veel üks küps riik, samasugune degenereeruv riik nagu meie. Noh, see oleneb, kuidas vaadata. Ma veel kord tahan rõhutada, ma ei näe, et inimese sool poliitilisest seisukohast oleks mingit tähtsust. Riik peab olema tugev. Kui me vaatame Saksamaad, kas on suurt vahet, kas Saksamaa kantsleriks oli Helmut Kohl, väga tugev kantsler, või praegu Angela Merkel, kelle puhul me võime ka öelda, et ta on ju kriisiaegadest Saksamaa päris hästi läbi juhtinud. Nii et ei ole sellel sool siin väga suurt tähtsust. Tähtsus on inimese olemusel, tema oskustel, tema jõulisusel, tema võimetel keerulistest olukordadest läbi tulla. See on tähtis, mitte sugu. Kuivab nii kõvaks, et no, lihtsalt mine puuride grammima. Aga jah, eks nad proovivad. No ega need ühistud ja kes siin on, need on ikka seda maad kõvasti kokku ka ahminud. Siin on 2000 hektarit ja palju neid seda on. Nii et noh, selles mõttes. Et mehed on vanad, hakkab ring ümber saama. Need, kes seal selle haua leidsid ja sellega tegelesid, et tahavad nagu kohale kogund tänada ja viimast korda nagu jah, öeldakse hüvasti jätta. Et vaat mis aspektid nüüd? Jah. Kooliõpetaja Missos tegi ka neid amatöörfilme, aga nüüd ta on ju siin ja tal oli siin südameprobleemid tõsised olid. Siks üles sealt oma vanast kodust kõik need ahjuhjad. Ma jääks vaeseks, see on täiesti mõttetu. Ma teen ise ära lihtsalt. Aeg-ajalt siis mingi aja jooksul tuleb, käib ka siit korra mingi üle, aga noh, põhimõtteliselt ma teen ikka ise, nii palju ma teha ei jakka. Ei, mul on hea sõber on Korstased. Loomulikult tuleb ja teeb ära ja annab tõendi ka. Aga noh, ma ütlen veel kord, Elevad korstna otsast, no siin on teine asi, siin on hiiglama piibud, need on ju mitmeks osaks jaotatud, kõik need korstad. Aga vanas suvilas mul tavaline korsten, mis tas oli, võib-olla mingi 4-5 meetrit kõrge. Jääne siia kuskile. Ma vaatan, lähme jah muru peale siia. Vaatan, kuidas see päike mõjub, et võib-olla see päike polegi väga hull.